hei kõik imelised ja vägevad, kes te juhtute meid vaatama, kuulama. Taas käes esmaspäev ja taas aeg Tunne Inspiraatorit vestlussaateks, kus me tutvume vägevate ning põnevate inspiraatorite ning nende tegemistega. Me elame imeliste inimeste keskel, kellest igalühel on oma lugu rääkida ning kes pakuvad midagi, mida keegi just praegu vajab. Aeg on need inimesed varjust nähtavale tuua, et nende tegemised just nende inimesteni jõuaksid. Ja see ongi Tunne Inspiraatorid vestlussarja eesmärk. Teha nähtavaks inimesed, kellel on maailmale palju pakkuda, aga keda suurem osa inimestest veel ei tea. Meie tänane külaline on sooloettevõtja, sertifitseeritud coach, koolitaja, kelle missioon on toetada naisi, kes tunnevad elus väsitavat seisakut ega julge edasi liikuda. Meie tänane külaline teab omast kogemusest, kui keeruline see võib olla, sest ta otsis ise ligi 10 aastat pidevast ja suurest rahulolematusest väljapääsu. Lõpuks leidis ta tee muutusteni ja nüüd aitab ta ka teistel seda teha. Näidates ja suunates, kuidas tuua ellu positiivseid muutusi, hoida järjepidevust ja leida julgust elus edasi liikuda. Mis viis meie tänase külalise suure rahulolematuseni ja kuidas ta sellest lõpuks välja tuli? Sellele ja paljudele teistele põnevatele küsimustele täna vastuseid otsimegi. Tere tulemast saatesse life coach ja koolitaja Valeria Siirand. Tere, tere! Tere, Valeria! Minu traditsioonne küsimus, kuidas sa ennast tunned? Kuidas ma ennast tunnen? Tead, ma olen elevil praegu. Mul on ikkagi närv natuke sees. Võib-olla seda on ka tunda minu hääle järgi, et hääl natuke väriseb. Aga iseenesest ma olen elevil ja mul on tõesti puhas rõõm, et te kutsusite, et te pakkusite sellise võimaluse pigem ja mina haarasin sellest võimalusest. Sest tegelikult sellega on niimoodi, et kõik need inspiraatorid, kes te olete, ma julgustan siin kohas teid, et olge julged ja kasutage selle võimaluse, pange ennast kirja ja tulge siis ka sellesse vestlusse. Aitäh! Ja ma ei saa sellest üle ega ümber, sest et see on nii aktuaalne teema ja ma tean, et see on võib-olla natukene ka meie tänase teema käsitlus võib-olla läheb sinna, on ju hirm siis enda nähtavaks tegemise ees. On ju, et see, aga see arusaam või see, mitte isegi arusaam, vaid see uskumus, et ma paistan, mu hääl väriseb ja issand, inimesed saavad aru, et ma kardan. Ma praegu siin sinu kaameral teisel pool ütlen, mina ei näe mitte midagi. Ma ei taju mitte midagi, et oleks mingi värin sees või midagi sellist, sest see ei paista tegelikult välja. Sa tunned seda kehas, aga kui sa ei hoia just nagu mingisugust, ütleme, pastakat või mingit pulka, pikka pulka käes, siis on näha, kuidas see vibratsioon hakkab nagu tööle, aga niisama olles inimesed ei pane tähelegi, et sa võib-olla värised. Ja see on see, kus me tunnemegi, et issand, appi, inimesed näevad, et ma värisen, appi, mis nüüd saab, on ju, aga tegelikult teised ei saa arugi mitte midagi, sina ise tunned ainult seda. Ja, seda küll, jah. Aga selles mõttes, ikkagi vaata selline tunne, et sees on kõik kuidagi kramblikult nagu kinni, et sa ikkagi pead natuke ennast nagu ületama mingil määral ikkagi jälle sellest mugavustsoonist ikkagi välja astumine. Sa ei tee seda igapäevaselt, eks siis loomulikult selline tunne, et nagu külmavette sukeldumine, ma ütleksin, et ma mõnikord võrdlen seda sellega, et lähedki selles, nagu ma ei tea, mere äärde või järve äärde või kuhu iganes, et sa nagu katsutad seda vett, on natuke see nagu külm, sulle algul tundub ju. Ja siis sa pead ikkagi, võtad ennast kokku, et lähen nüüd. Sellega seoses veel üks mõte, mis läks kuskile praegu lappama. Las ta siis läks, kui ta sinna kuskile minna tahtis. Aga mis motiveeris, sa ütlesid, et aitäh selle võimalusest, on ju, et ja sa võtsid selle vastu. Nüüd ongi küsimus, et miks sa selle vastu võtsid, mis sind motiveeris tulema täna siia?
Tead, noh, räägingi võib-olla niiviisi, et oma tausta ka natukene, et mina lihtsalt olen mingil hetkel tajunud, et oma teiste tegevustega ma olen natuke nii-öelda nagu tahaplaanile jäänud. Ehk siis ma ei paista võib-olla nii välja, nagu ma oleksin tahtnud välja paista ja kuna ma nägin, et te pakute sellest võimalust, et kuule, räägi nüüd, tule ennast rääkima. Mina mõtlesin, okei, las olla, see on minu nagu esimene mikrosamm selles suunas, sest mul oli selline periood, kus ma olin enda arust hästi nagu pildis ja siis tuli see nagu vaikne periood ja ma võtsin seda jõudu ja ma võtsin jälle seda julgust, et hakata jälle ennast nagu rääkima ja jälle niimoodi aktiivsemaks muuta ja mina mõtlesin, otsustasin, et okei, peab ju kuskilt alustama, et haara sellest võimalusest ja paku ennast. Ja seetõttu ma tulingi ka siia. Et see on selle nagu jälle väikene mikrosammuke minu sellel teekonnal, et ennast jälle nähtavaks teha ja näidata ennast rohkem. Väga äge. Mul tuli meelde ka see, millest ma korraks rääkida tahtsin. See ärevuse teema, et ma pean nagu ennast ületama. Et see on jälle see on nii lahe mõte, et ma tahan nagu kuidagimoodi paista. Ja siis see tegelikult tekitabki selle pinge, et ma tahan olla nagu keegi teine. Aga kui ma luban omal olla täielikult mina ise, kõikide oma kiiksude ja veidrustega, siis tulebki lihtsalt see, mis tuleb ja siis ei ole ka mingit pinget, sest ma ei pea ületama ennast mõnes mõttes. Aga ma tahtsin siia juurde küsida sellise huvitava küsimuse, et eesti keel ei ole sinu kodukeel, nagu ma aru saan vist on ju. Ei ole. Kuidas sa tunned üldse eesti keeles rääkides ennast? No täitsa vabalt tegelikult, sest see on ikkagi aastatega muutunud minu teiseks keeleks. Ehk siis ma igapäevaselt suhtlen ikkagi eesti keeles ja ma olen sellega nii kaugele jõudnud, et ma vahel isegi mõtlen eesti keeles. Et kuidagi see niimoodi on kujunenud minu elus, et olen võib-olla selles mõttes natuke sõnavara ei ole niivõrd rikkalik, nagu ta oleks minu emakeeles, aga mina tahan uskuda, et vähemalt selles nagu rahuloleval nagu rahuldamisel tasemel ma ikkagi nagu valdan seda ja mingil määral oskan oma mõtet selgelt väljendada. Et ma tunnen ennast hästi mugavalt selles keeles suhtlemises, et selles mõttes ma mõnikord mõtlen, et okei, kui ma peaksin rääkima võib-olla oma emakeeles, kas ma tunneksin ennast natuke nagu teistmoodi või oleksin ma natuke vaba, et võib-olla mingil määral, sest ikkagi sõnavara võib olla natuke teine, aga üldiselt see ei takista ja ei sega. Et selline vastus praegu. Just mõtlesin, et kas see tekitab ka natuke nagu sellist ärevust, et kas ma leian õiged sõnad üles, on ju, aga mingil määral kindlasti tekitab tegelikult ju, et aga jällegi, kuna oled juba harjunud ja oled juba suhelnud piisavalt, siis võib-olla seda julgust juba on olemas, aga alati saab paremini loomulikult. Jah. Ma mõtlen praegu endale inglise keele koha pealt ka, et mul otseselt nagu ärevust ei ole, aga sa tõid hästi huvitava mõtte, et kui ma räägiksin oma emakeeles, kas ma tunneks ennast vabamalt, siis ma tajun küll seda, et kui ma väljendan ennast eesti keeles, ma tunnen ennast vabamalt, sest et ma ei jää ühegi sõna taha kinni, et kõik, mis tahab nagu välja tulla, saab välja tulla, inglise keeles jääb kuidagi see kammitsetuks, et ma pean nagu valima neid sõnu. Et see oli huvitav märkamine, mis sa tõid siia. Aga lähme sinu teekonna juurde. Ja sa panid oma kirjelduses see, et sul oli selline pikk rahulolematuse periood, millest sa otsisid väljapääsu, on ju. Aga läheks enne seda veel kuskile punkti, et kas sa mäletad ka seda perioodi või aega, kus see rahulolematus hakkas nagu tekkima ja mis viis sind sinna, sest et sa saad ise nagu rääkida, et mis hetkel sa tundsid, et su elus on midagi nagu puudu, ma tahan midagi enamat, ma tahan midagi rohkemat või kus see rahulolematus nagu alguse sai? Tead, sellega oli selline huvitav lugu võib-olla, et minu rahulolematus ta oli tegelikult seatud mul tööga. Nii et ma tundsin just selles valdkonnas seda rahulolematuse tunnet. Ja oligi seatud võib-olla niipidi, et siis kui ma lõpetasin oma ülikooli, siis ma läksin tööle, küll erialaga seatud, minu esialgne
esialgne eriala on natuke selline, noh, võib-olla haruldane natukene, et selles mõttes nagu tööandjat ei ole väga nii palju. mis see on, kui see saladus ei ole? Ei ole saladus, mina lõpetasin omal ajal Mereakadeemia ja minu esimene eriala on hüdrometeoroloogia ja loodushoid. Et kõik selles mõttes, et ilmateenistus, meteoroloogia ja kõik, mis sellega seotud on. Et selline siis oli minu esimene eriala. Kui sa küsiksid, kuidas sa said selle valida. Jah, just ma mõtlen, et mis sind sinna nagu oli tõmbas. täiesti juhuslikult, selles mõttes see võib olla jällegi see nagu, noh, ma ei tea, need, kes meid pärast kuulavad, võivad kas või kommenteerida, et kuivõrd teadlik nende esialgne valik oli selles erialas, mis nad valisid esialgu. Mul ei olnud, ma võin ausalt tunnistada, et kuna ma õppisin hästi koolis, mul olid kõik nagu õppeained, noh, normaalsed, vaata mõnikord inimesed, et noh, mina olen rohkem matemaatikast nagu hea või mina olen, ma ei tea, keeltes hea, siis noh, mul oli kõik nagu võrdselt hästi tegelikult. Ja sellist nagu, noh, sellist nagu otsust, et mida siis täpselt see võiks olla, mul ei olnud. Ja kusjuures ma võin lisada ka seda, et tegelikult ma tahtsin psühholoogiat õppida, aga ma ei saanud sisse. Ma ei saanud sisse, sest oli tol hetkel selline nagu väga suur konkurss ja noh, see on aga kuidagi niimoodi juhtus. Ja minu klassiõde ütles mulle, et kuule, tead sellest õppeasutusest nagu Mereakadeemia. Mina ei teadnud tol hetkel mitte midagi sellest. Ja siis ta ütles, et noh, aga lähme proovime sinna sisse astuma. No me proovisime, kus juures minu klassiõde läks hoopis meditsiini õppima, nagu tema tahtiski. Aga mina kuidagi jäin sinna ja tead, kui keegi küsiks mu käest, kas sa kahetsed, ega tegelikult ma ei kahetse, sest sellest perioodist ma saanud seal sõpru, kellega ma siiamaani suhtlen ja minu sellised pikaajalised töösuhted, sest noh, mina olen ikkagi 17 aastat nagu selles süsteemis töötanud ja võib-olla see, noh, et miks ma ei lahkunud, sest oli liiga hea ja liiga mugav oli seal mingil määral. Sest mul olid suurepärased kolleegid. Ma tegin seda tööd, mis oli minu nii-öelda erialaga seotud, et kuidagi see noh, iseenesest, kus see rahulolematus tuli? Ta tuligi võib-olla sellest, et näiliselt kõik tundus ju jumala okei, et nagu kõik on hästi, aga see tunne sees, ta ei andnud tegelikult rahu ja ma tundsin, et ma nagu tahan teha midagi muud, ma tahan teha midagi teist, aga mul ei olnud vastust, mida täpselt ma siis tahan. Ja ma tükk aega otsisin seda vastust ja noh, nii see oli. Korraks küsin see juurde, kas see rahulolematus, kui sa vaatad praegu tagasi, sest ma mõtlen nagu, kui sa siin räägid, mul hakkavad ka nagu mingid mõtted tulema, et mis nagu panevad kuidagimoodi meid siis tundma või käituma. Et kuna me inimestena oleme loodud arenema, ehk siis kogu aeg siuksed väiksed väljakutsed, et kui me oleme kuskil mugavas kohas, siis tekib see platoo ja siis tekibki see tüdinemus ja rahulolematus tegelikult, et kui me läheme trenni, kui me võtame ükskõik mis asja ette, kui meil arengut enam ei ole, siis me loobume päris kiiresti. Et kas seal võis ka sama asi olla, et kuna sa olid ühes keskkonnas, arengut kui sellist ei olnud, väljakutsed kui sellised võib-olla kadusid ära ja sa ei tundnud endale enam seda alateadlikult, et ma liigun edasi, ma olen nagu jäänud seisma kuskil ja hing hakkas sees siis, kuule, sul on vaja nagu liikuda kuskile. Ja selline sõna mul praegu tuli, et ma olen sellest välja kasvanud. Just. Üsna kiiresti. Ma olen kuidagi sellest välja kasvanud, aga võib-olla oligi selline, see tekitaski sellest täitsa nõus sinuga olen, et tahaks midagi enamat. Ma tundsin, et mul on see potentsiaal olemas, aga ja, et ei julgenud seda rakendada. Võib-olla need, kes meid pärast kuulavad, mõtlevad, no mis probleem on, mine vaheta nagu töökoha, et pole probleemi, aga kuidagi jälle seda, midagi hoidis mind seal ikkagi nagu kinni. Kas see tähendab, et see 10 aastat, mis see rahulolematust kui sellist oli, kas see oligi samas töökohas olles või sa oligi seal samas olles, jah? Ja. Aga räägi natuke sellest protsessis, et sa said aru, et ma tahaks nagu siit nüüd mingit muutust, ma tunnen, et midagi on nagu puudu ja siis 10 aastat istuda veel seal
mis olid need vabandused, mis sa tõid endale, miks mitte nagu vahetada seda kohta, et tegelikult on ju kõik hästi, mida sa vingud siin, et mis sa nagu endale rääkisid? mis ma endale rääkisin? No kõigepealt tol hetkel me töötasime ka minu sõbrannadega mingil määral, kellega me õppisime vaata Mereakadeemias, et see oli ka selle nagu pluss veel teised inimesed, reaalselt teised inimesed, kes mind seal niimoodi nagu hoidsid, kõik oli niimoodi mõnusalt tuttav, et kõik oli nagu hästi. Ma küll käisin veel vahepeal õppimas, ma lõpetasin TalTechi maateaduste magistrantuuri, et mingid arengud nagu jällegi mul oli iseenesest, ma oskasin seda energiat nagu väljendada. Aga mis mind tagasi hoidis? Mind hoidis võib-olla ka see seal, et mingil hetkel tuli selline mõte, et okei, ma tahan nüüd lapse saada näiteks. Et kas nüüd tasub ikkagi selle töökoha vahetada, kas on selleks nagu õige hetk. Siis ma sain lõpuks lapse. Ootasime teda natuke nagu planeeritumalt kauem, kui võib-olla oleks nagu mõelnud, et kõik see nagu meil tuleb ja õnnestub. Ma olin nii õnnelik. Ma saingi lapse ja jällegi mul oli see tunne, et okei, see töö jällegi, ta oli nii hea, ta oli nii paindlik, et ta võimaldas mul pühendada ka oma energiat lapsele. Mul läks natuke võib-olla fookus natuke nagu paigast ära selles mõttes, et mul oli see võimalus lapsega rohkem aega veeta. Mul oli see võimalus mitte töötada näiteks täiskoormusega, mis minu jaoks on oluline, et ma sain ikkagi pühendada aega lapsele. Ja siis jälle tundus, no ei ole see õige hetk, nagu laps on veel väikene, et kuhu ma siis lähen ja kes mind üldse tahab ja kõik sellised momendid, et nii see oli. Ma tuleks korra, paneks oma mõtteid ka, et kes meid siin järgi kuulavad, vaatavad. Ma näen seda mustrit just naiste seas eriti, et see oma suur unistus, mis on kuskil, kus iganes on, kas tuleb lapsepõlvest, teismeeast, vara noorukieast, kuskilt iganes tuleb. Ja siis ongi, ma lähen juba tööle ja sellest lapse saamise hetkest lükatakse see nagu järjest edasi, see on nii huvitav. Kõigepealt on see, et laps on nii väike, kuidas ma saan. Siis on laps on ju lasteaias kuskil seal, ei, mul on ikka vaja seda veel teha, siis ma pean lapsega seda tegema. Siis on lapsel, kui laps lõpetab kooli ära, siis ma on ju, laps lõpetab kooli ära, ei, temaga on vaja ikka veel tegeleda, ma ei saa ikka veel oma asjadega. Ja lõpuks sa avastad, et sa oled piisavalt vana, nagu liiga vana. Mul ei olegi mõtet enam kuskile nagu tõmbelma hakata ja siis elu lähebki nagu põhimõtteliselt mööda. Et see on nii, tahaks öelda nagu valus mõnes mõttes. Aga kuidas sina siis lõpuks jõudsid selle otsuseni, et ma nüüd teen ära, vahet ei ole? Ja mida sa tegid siis? Ja teate, jällegi see oli see periood, kus ma langetasin, okei, alustame võib-olla sellest, et vaata, mul oli ju selline probleem, et ma ei teadnud, mida ma tahan teha. See oli ka selles mõttes, mis hoidis mind seal koha peal, et mida ma siis tahan teha lõppude lõpuks. Ja selle otsimine mul võttis ka tegelikult aega, et aru saada, mis ma siis nagu tahan teha. Ja kui ma lõpuks mingil hetkel sain aru, et okei, see on siis coaching. Kuigi tol hetkel ma ei saanud aru, et see on coaching, et ma olin ühel webinaril, kus oli üks külaline, tema rääkis, temal on arengutreener. Ja mina, mis mõttes, mis see arengutreener, mis asi see on, hakkasin uurima, siis ma sain aru, see on coaching. Siis ma mõtlesin, hakkasin nagu vaikselt vaatama, et okei, kus seda õpetatakse siin Eestis, kuidas saaks selle eriala endale. Siis ma lõpetasin need kursused, väljaõppe ja siis ma juba hakkasin vaikselt seda mõtet nagu enda sees üles kasvatama, et okei, hakkame need sammud ikkagi. Sul on juba selge, Valeria, mida sa tegelikult tahad. Sa juba leidsid seda, et mida sa tahad teha. Ja peabki need järgmised sammud lihtsalt astuma. Ja jällegi, kui me räägime sellest, kuidas ma otsustasin, et võib-olla see, kuidas ma ütlen, võib-olla see valu, nagu sa ütlesid, oli juba natuke liiga nagu suur ja mina sain aru, et kas või praegu või mitte kunagi. Minu mees ka selles mõttes toetas mind, et kuule, kui sa veel oled seal, ma ei tea, 3-5 aastat,
siis suure tõenäosusega sa enam ei taha sealt lahkuda, et lihtsalt tee see samm ära ja ongi kõik. Ja nii see oligi. Kui vana sa olid siis? 40, see oli 2 Ahah. aastat tagasi, 40 ma siin olin. Et noh, jälle tegelikult näide, et ükskõik kui vana, vahet ei ole, kui vana sa oled, lihtsalt mine, mõni on ju ütleb 30-selt, et mul on juba elu põhimõtteliselt möödas, onju. Mäletan, kui ma olin 25, siis ma ütlesin endale, et ma elan maksimaalselt 50 aastani, siis on juba liiga vana, et enam elu nautima hakata. Ja siis olles nüüd mõned aastad sellest veel eemal, siis saad aru, et kuule, ma olen täitsa noor alles, mul on eluvaim täitsa sees alles ja kõik ju toimib ja. Et see on nii huvitav, kuidas me kuidas ma ütlen, valehindame või valesti hindame, alahindame seda vanuse teemat, et kõik, kes on meist vanemad, paistavad, mis on nii vana, siis ma küll enam mingit muutust ei tee ja ma pean praegu juba ära tegema, kui ma täna ei tee, siis on kõik kaputt, on ju. Aga mis sa siis tegid, et sa võtsid otsuse vastu, see valu läks sees nii suureks? Mida sa siis otsustasid teha? Mina otsustasin, et mina räägin oma ülemusega ja ütlen, et ma hakkan liikuma, jälle ma olen ettevaatlik inimene, hakkan liikuma vaikselt väljapääsu poole. Ütleme niimoodi. No ja see oli selline nagu mõnus protsess iseenesest ja võib-olla seal oli ka ikkagi, et ma sel hetkel ka ikkagi püüdsin ennast ära rääkida. Saad sa aru, ma olengi selline, ma püüdsin ikkagi ennast ära rääkida, aga äkki siis kuidagi saab natuke nagu kuidagi turvalisem, et äkki saab kuidagi, ma ei tea, pakkuda seda coaching'u teenust oma kolleegidele või ma olen ikkagi nagu nendega, et noh. Aga ei, mingil hetkel ma sain aru, et ei, see ei ole see, et tahan ikkagi ka seda vabadust tegelikult, mis ettevõtlus mingil määral sulle pakub ja see vabadus just selles mõttes, et ma saan ise otsustada, kuidas minu päev näeb välja, mida ma teen, kellega ma teen, sest noh, olgem ausad, see töö, mis ma tegin, oli seotud klientidega, mis iseenesest mulle väga meeldis ja mulle väga sobib, mulle meeldib inimestega töötada. Aga mul oli mõnikord selline, roll, et ma pidin nagu pakkuma sellist lahendust, mis nagu kõikidele sobiks ja kõikidele meeldiks. Ja see ka võib-olla mõnikord nagu tekitas seda pinget mingil määral, et kõik peaksid olema rahul nagu, et oli väga palju selliseid nagu osapooli, kellega ma pidin arvestama. Ja kui ma olen praegu sooloettevõtja, siis sellised nagu, need ei ole nii palju, ütleme niimoodi, kelle huvidest ma peaksin praegu nagu lähtuma. Et kui ma nüüd selgelt praegu selgitasin seda oma mõtet. Et selline vabaduse tunne ja võlus mind ka selline mõte. Kuigi sulle seal oli, nagu sa ütlesid, et oli ka võimalik paindlikult töötada, et kui ikkagi vaja oli, näiteks said lapsele aega võtta, aga see ei ole ikkagi päris see, kus sa täiesti ise vastutad ise oma aja eest ja sätid kõik, on ju. Ja kuhu see tänaseks sind toonud on, et mis on olnud suurim muutus selle teekonna jooksul peale seda otsust? Tead see, ma ütleksin niimoodi, et see teekond on tegelikult kestab veel. Ja kuhu ma olen jõudnud? Ma olen jõudnud niimoodi, et tegingi oma ettevõtte, ehk siis aasta ajaks, see on mul juba saanud siin märtsikuus. Ja liigungi edasi selle oma teemaga, et pakun teenuseid, astun mugavustsoonist välja ja jah, et sellised muutused on toimunud minu elus. Ja enesetunde koha pealt see vabadus ikkagi see, mis rahulolematus ennem oli. Ja selles osas ma ütlen niimoodi, et ma tunnen ennast kindlasti praegu nii imelik, kus see võib-olla ei kõlaks, et rahulikum, kuigi turvatunne ei ole nii kõrge. Need ettevõtjad saavad arvatavasti minust aru, eriti need alustavad ettevõtjad. Kui sa võib-olla veel, sul ei ole veel seda stabiilsust, sa ikkagi oled niimoodi nagu Ameerika mägedel natukene. Ja see turvatunne, ta mul ka nagu kõikub selles mõttes, et üks päev nagu ma saan kõigega hakkama ja teen, Valeria,
pidid sa seal lahkuma. Et selline natuke, ma kujutan ette, et see ongi loomulik, see on protsess ja see kõik käib selle protsessiga nagu kaasas ja ma mõtlen ja ma otsin neid võimalusi, kuidas mina saan ennast ka toetada selles protsessis. Et kuidas ikkagi nagu mitte ka läbi põleda mingil määral, et edasi liikuda selles asjas. Tuli just üks kommentaar ka, Külli kirjutas, see on nii tuttav tunne, ma arvan, see oli seesama selle turvatunde koha pealt, et üks päev, siin on kaks asja siis võib-olla, mis siin on, Külli, sa võid muidugi lisada juurde, sest et kaks asja, mis mina praegu Valeria tekstist välja võtsin, et üks on see, et üks päev oled 7. taevas, teine päev oled kuskil põrgus või on see, et tunned üks päev, et miks ma valisin sealt töölt ära tulla, loobusin sellest turvatundest nii-öelda, et sa võid Külli peegeldada, mis sa siin mõtlesid selle all. Aga Valeria, mängime sinuga ühte huvitavat mängu, kes siin kuulab, vaatab ka. Tule minuga kaasa lihtsalt selle mõttekäiguga. Turvatunne. Nii. See on ju tunne. See on tunne. Ja. Tunne on meie sees. Näiteks kui ma armastan kedagi, siis kas see armastus on nagu seotud selle inimesega, et kui ma teda näen, kas ma ainult siis tunnen armastust või kui seda inimest ka ei ole, kas ma siis tunnen ka armastust? No ikka teine variant, ma arvan. Eks sa tunned seda kogu aeg. Eks siis armastus on sõltumata sellest, kas see inimene, keda ma armastan, eksisteerib minu reaalsuses või eksisteeri. Isegi toome näite, et ta lahkub siit ilmast, siis minu armastus säilib. Toome sellise näite. Nii. Ehk siis armastuse tunne on tunne minu sees, mis ei ole sõltuv sellest inimesest. Turvatunne on samamoodi tunne, mis on minu sees. Järelikult ei peaks see sõltuma välisest maailmast. Täitsa nõus. Saad aru, on ju? See on nii lahe koht, kus me mängime sellega, et kui meil läheb elus hästi, nagu rahaliselt ütleme hästi, siis on turvatunne kõrge. Ja kui rahaga läheb kehvasti, siis on turvatunne madal, aga turvatunne on ju tegelikult meie sees olev tunne. Lihtsalt. Nüüd on küsimus, kas ma tahan seda nagu valin seda tunda või ei vali seda tunda, et sa nagu sinna minna. Nii, ja Külli kommenteeris siin. Sa võid selle tundega natuke või mõttega natuke mängida, aga ma loen Külli kommentaari veel. Enestunne käib üles alla, motivatsioon miniveeb täiega laes ja tegutsen 100-ga. Siis jälle asjad ei liigu üldse, kõik nagu seisaks. Ma arvan, et siin eriti see viimaste aastate, kuna me oleme liikumas suures pildis nagu uude ajastusse, oleme juba liikunud, siis inimestel ongi need energiat nii üles alla ja ma ise täheldan ka. Mõnel on sellised pikemad niimoodi nädal, mõnel on kuu ja mõnel on päev ja mõnel on ka, minul on vahest niimoodi, et on nagu tundidega, on ju. Mõned tunnid olid üleval, siis kukud korraks alla, õhtuks said jälle üleval tagasi. Et see on nagu hästi huvitav. Aga kuidas sulle see mõte nagu tundus, see turvatunde koha pealt? Ja, väga ilus mõte, et ma olen kuskil lugenud või keegi on minuga jaganud teist mõtet, mis haakub selle mõttega, mis sina praegu jagasid, see oli see nagu õnneliku tunne, ehk siis tegelikult ka samamoodi õnnetunnega, et meile võib tunduda, et see sõltub niimoodi välisfaktoritest, aga tegelikult see tunne, mis tuleb tegelikult seestpoolt ja see turvatunne, jah, kuigi vahel ikkagi võivad mõjutada need välisfaktorid, aga see on võib-olla see moment, millest me oleme ka sinuga rääkinud, et see on see hetk, kus sa võib-olla lihtsalt võtad natuke aega enda jaoks ja märkad seda tunnet ja mõtiskled seda ja natuke töötad sellega, ütleme niimoodi, et mis tekitas nüüd seda võib-olla ebaturvalisust ja miks see tekitas, et mind kui see on niimoodi asjakohane praegu, ma võin jagada, et me siin rääkisime nendest Ameerika mägedest, et mul oli tõesti nagu paar päeva tagasi, ma nagu lihtsalt mõtlesin, mis toimub, et ma ei tea, ma olen kuidagi nii selles madalas energiast, aga mind aitas võib-olla selline mõte, et nii, Valeria, sa tegelikult oled täiskasvanud inimene, et see võib olla täiskasvanud inimese tunne mind toetas kuidagi edasi sellest
ebaturvalisusest välja astuda, et ma sain aru, et okei, ma ei ole laps. et ma oskan langetada otsused, nii, mis ma pean nüüd tegema, natuke seda kaine mõistust, noh, või kuidas, noh, jah, mingil määral ikkagi võtsin niimoodi nagu appi, mind see aitab, sest mõnikord minu emotsioonid, ma tean, nad lähevad natuke üle pea ja mul on raske keskenduda, et ma pean siis natuke seda, noh, kaine mõistus heas mõttes, et appi võtma, et see mind aitab, et okei, selgus nüüd peab looma, et okei, mida me siis teeme, mida sina siis teed ja ma hakkan lihtsalt niimoodi samm-sammult tegutsema, sest mul läheb väga palju energiat selle peale, et issand jumal, ma nii kardan, mis nüüd saab? Ei, ma ei saa seda, et siin ühe nii-öelda kolleegiga Kadriga, kusjuures oleme rääkinud sellest, et kardad, aga teed. jah, minu arust oli Mel Robbins ütles seda või ma ei mäleta, keegi ütles, see mõte on nagu nii hea. Vaprus ei ole hirmu puudumine, vaid tegutsemine hirmust sõltumata. Sest hirm jääb alati. Lihtsalt kas hirm kontrollib sind või sina kontrollid hirmu. Sa ütlesid nii laheda väite, ma hakkasin kohe mõtlema emotsioonid üle pea. See tähendabki, et minu see loogiline mõistus, kes muidu nagu suudab rahustada maha, emotsioonid on üle selle läinud, ehk siis emotsioonid juhivad nüüd minu mõistust, et see on nagu nii lahe väide eesti keeles tegelikult, emotsioonid on läinud üle pea. Ja see turvatunde koha pealt, ma ise näen vähemalt enda elus see 2020 alates, kui see lockdown tuli, sest mina olin nagu päevapealt töötuks ja sissetulek mul kadus kõik ja nii edasi. See on olnud hästi lahe teekond just usalduse ehituse koha pealt. Et see turvatunne, ma näen, on usalduses kõik kinni. Kas ma usaldan elu või ei usalda. Vahet ei ole, mis mul täna toimub, mis juhtub. Ma usaldan, et see on nagu, siit on alati edasiminek. Et vahet ei ole, isegi kui ma kukun korra näiteks täiesti põhja, satun tänavale kas või, ma jään ellu ja usaldan, et see on millegi jaoks vajalik. Et sees kaob see turvatunde sõltuvus ka sellest välisest ära, vähemalt ma ise tajun. Sest niikaua, kui sa tõid selle laheda mõtte siia, et ka õnnelikkus on ju, niikaua kui minu õnn on sõltuv välisest maailmast, ei saa ma tegelikult olla kunagi õnnelik. Sest et ma olen sõltuv, see tähendab, kui mina olen sõltuv, mul tuleb nüüd huvitava mõttega üldse, kui mina olen sõltuv välisest maailmast, vahet ei ole, mis tasemele ma olen ennast töödanud, ma olen ohver. Sest et ma sõltun millestki, mis ei ole minu kontrolli all. Ma olen õnnetu sellepärast, et see juhtus. Ma tunnen ennast ebaturvaliselt sellepärast, et see juhtus. Järelikult ma olen ohver. See on Joe Dispenza nagu viis vaadata, et nii kui ma ütlen, et välismaailm mõjutab seda, kuidas mina endast sisemiselt tunnen, ma olen ohver. Muud mitte midagi. Ma ei võta vastutust selle eest, kuidas ma ennast sees tunnen. Nõus, täitsa nõus. Kõnetavad. Aga lähme siit edasi. Mis on olnud selle otsuse tulemusel? Peale seda otsust kõige suurem väljakutse sinu jaoks? Tead, ka siiamaani tegelikult see on minu jaoks väljakutse, et oma teenust aktiivselt pakkumine. Ehk siis jällegi see nagu ennast nähtavaks teha, öelda maailmale, et näed, nüüd ma siin olen, et mina võin sind niimoodi aidata või mina võin sind niimoodi toetada, et see jah, selline võib olla kõige suurem väljakutse ka siiamaani tegelikult. Et jah, et me oleme sinuga sel teemal rääkinud, et olingi natuke sellises nagu varjus mingi hetk, et kogusin seda natuke energiat ja jõudu ja nüüd mõtlesin, okei, nüüd peab jälle niimoodi tegutsema aktiivsemalt ja ennast nähtavaks teha. Ja mis sind täna üldse särama paneb? Tead, mind paneb ikkagi särama need minu kliendid, kes tulevad minu juurde ja mis on kõige olulisem, kui ma näen reaalselt, et need mikrosammukesi, mida nad on teinud selle töö käigus, kus me hakkame juba nendega töötama ja jätkavad ka pärast. Et see ikkagi, see mind paneb silmi särama, et inimene tuli, ta võttis juba ikkagi ta leidis selle julguse, sest mõnikord ikkagi see mikrosamm on kõige olulisem, et nagu kelle poole ma pöördun ja kas see ikkagi aitab mind ja nii edasi ja nii edasi. Ja pärast ikkagi nad julgevad edasi liikuda ja tõesti sellised imeilusad lood, kus võib-olla
keegi on samamoodi nagu mina aastaid oligi selles rahulolematuse nagu augus ja ta vaikselt samm-sammult ikkagi liigub oma selle elu parema versiooni poole. Et see on see, mis tõesti toetab, innustab ja see on see hetk, kus ma mõtlen, et ma tegin ikkagi õige otsuse. Kuigi jällegi selles mõttes ma võin öelda seda, et inimesed on olnud alati minu elus, kas selles mõttes, et kas see minu endine töökoht oli ka ikkagi nagu ma toetasin inimesi, aga ma tegin seda natuke teisel tasandil, ütleme niimoodi, kui võrreldes sellega, mis praegu ma teen. Enne kui me päris selle sinu teenuse juurde lähme, et mis sa siis pakud ja kes on su sihtrühm, vaataks korra seda teemat, mis sind ennast puudutas, mis puudutab praktiliselt kõik, kes tahavad elus mingisugust uut sammu teha, muutust teha, et meil inimestel on sisse kodeeritud see muutus on hirmutav. Iga muutus on hirmutav, sest et alateadvusele uus, kui ma ei tea, kuidas see asi lõpeb, siis see on eluohtlik. Et kuidas leida täna, olles siis selle tee nüüd läbi käinud, on ju natukene praegu tegelikult ka veel olles seal selles sees, kuidas leida seda julgust teha see esimene samm, et näed, ma ei ole enam rahul selle eluga, aga ma ei julge ka muutusse minna. Kuidas ma leian selle enda sees, selle julguse? Teadvalt sina ütlesid ka seda, et meid hirmutab teadmatus. Tegelikult, aga samas mitte keegi mitte kunagi ei saa meile 100% anda mingit garantiid, et see läheb just nii, nagu me oleme seda endale ette kujutanud. Nii et tegelikult võib-olla mingil määral sa pead nagu sellega, ma ei tea, kasutan selle sõna nagu leppima, et teadmatuse element jääb niikuinii igas protsessis. Aga et seda võib-olla pingida, seda hirmu natuke taandada, et tasubki, ma arvan, sellele nagu sisse vaadata ja võib-olla võtadki, ma ei tea, võtadki aega ja hakkadki mõtlema selle peale või isegi kirja võib panna, et mis on see kõige hirmutavam asi, mis võib juhtuda, kui sa alustad seda teekonda. Ja see vahel ka aitab, sest meie aju, sa ise seda tead, et ta mõtleb ju üle igasugused nagu katastroofilised nagu stsenaariume tegelikult ja kui sa teed seda isegi nähtavale, kui sa isegi ütled kas või endale või paned endale kirja, et ma ei tea, ma kardan kõige rohkem, et vot sellised asjad minuga juhtuvad, siis tänu sellele ka see pinge läheb allapoole. Et selline hästi lihtne, hästi praktiline võib-olla, mis see esimene mikrosamm, mis võiks olla, et lihtsalt tunnista endale üle, mida sa kõige rohkem siis kardad. Võib-olla ma sellest alustaksin. Ja pärast siis võib juba loomulikult sellega edasi töötada, kas või iseseisvalt, ma ei tea, raamatute abil, kas või siis juba otsida kedagi, kes aitab sind edasi liikuda. Aga võib-olla jah selline, et tunnista üles, mida sa siis kardad. Pane kirja. Või lihtsalt et see on jah väga hea, iga muutuse alus on teadlikkus, see teadlikkuse valguse toomine sellesse teemasse ja ongi tuua oma hirmud nähtavale, sest tihti on see, et meil natuke lisan siia siis juurde omalt poolt mingeid mõtteid, et kui ma toon selle hirmu nähtavale, siis tihti ma saan aru, et kuidas see on ju absurdne, on ju, mis mõttes? Või siis näiteks ongi see, et mida ma ise teinud ja juhendanud on see, et kui sa paned hirmud kinni, siis kirja, siis hinda ka 10 palli süsteemis, kui tõenäoline on see, et see täide läheb. Siis sa vaatadki, et see asi nagu ei lähegi täide. Ja kolmas on see, et ja kui ma nüüd annan endast parima tulevikus ja see juhtubki, ma tegelikult tean, et ma saan sellest läbi. Et sealt tekib see usaldus. Aga ma tuleks korra selle tundmatuse juurde tagasi. Mul on endal, ma kirjutan iga päev, mitte iga päev, ma loen, iga päev nädala algus kirjutan üles mingisugused nädala mõtted ja mul on seal kirjas see, et ma ei peagi teadma, kuidas asjad lähevad. Ja mõnes mõttes ma ei tohigi teada, kuidas asjad lähevad. Sest et kui ma tean, siis minu teadmine põhineb ainult minu minevikul. Tähendab, et ma loon minevikust ja selle põhjal ma liigun ainult väike sammu edasi. Kui ma annan ohjad käest ära, siis universumis on neid võimalusi nagu nii palju.
ja ainuke viis, kuidas ma saan luua midagi totaalselt uut oma ellu, on see, et kui ma ei tea mitte midagi, kuidas asjad lähevad ja lasengi sellest lahti, sest ainult tundmatusest saab tulla midagi täiesti uut minu ellu. Et täitsa nõus. see on nagu nii äge, et see on hirmutav, aga samas, kui sellega mängida kogu aeg, et siis ongi, ma ei peagi teadma, kuidas asjad lähevad ja see ongi hea. Jah, ma ei peagi teadma ja selles mõttes võib endale ka sellest niimoodi ka rääkida, et ma ei peagi teadma, kuidas see laheneb, aga ma kindlasti tean, et see laheneb niikuinii, sest me mõnikord tõesti lähme sellele tasandile, et kuidas see siis laheneb meil, aga me tõesti, see võib laheneda erinevat moodi. Just. Aga see jälle laheneb. usaldus. Jah, see laheneb igal juhul, et jah, ma olen ka sellesse lõksu ka sattunud, et mõnikord ma mõtlen, et peab minema just niimoodi, et ma olen seda enda peas niimoodi stsenaariume loonud ja mina ootan just seda lahendust, aga tegelikult see ei pea alati olema just selline lahendus. Peaasi, et see nagu probleem laheneks, ütleme niimoodi, aga kuidas see laheneb, no vahet ei ole ja võib-olla jätkata seda hirmude teemat, et jah, et nagu me sinuga rääkisime, et võibki need kirja panna niimoodi riskide kaardistamine, ütleme niimoodi. Ja sa võidki niimoodi endale ka pärast, sa võidki selle vastus niimoodi kirjutada, aga kuidas sa maandad seda riski näiteks, et mida sa võid selle jaoks teha, et see risk ei oleks nii kõrge, et millised meetodid sa võid kasutada, see ka aitab tegelikult ju. Sa tõid nii laheda mõtte siia, et ma võtan selle ühe plaani, on ju. Esiteks on see, et kui midagi läheb plaani väliselt, see tekitab nii suurt stressi, sest ma näen, et asjad ei täitu. Ma ju tahan seda tulemust, aga kuidas sina tead oma väikese ego meelekesega, selle mõistusega, mis on siin versus see kogu intellekt, mis on maailmas. Et just see on see õige tee. Toome näite. Ma kaevandan kulda ja kuld on ainuke asi, mis ma otsin ja siis kõik briljandid, teemandid, kalliskivid, kõik lähevad kõrvalt mööda. Ei, mul on seda kulda vaja. Täitsa ja nõus. siis jääb kõigest muust ilma. Väga hea näide, tõesti. Seda ma mõtlesingi ka praegu, et jah, toetan. Aga räägi natukene siis enda sellest tegemisest, et kes on see inimene, keda sa nagu, ma ei taha öelda, nagu otsid, aga kes tunneb, et kuidas see inimene saab aru, et ta saab just sinu käest abi, et kuidas see inimene, kus kohas ta oma elus parajasti on, et ta saaks aru, et nüüd ma pean siit võtma ühendust ja saan sealt kindlasti abi. See võib olla kõige selline suurem marker on rahulolematuse tunne. Et kui sa juba tunned seda rahulolematust, kui sa juba sees nii kipitab võib-olla, et siis see on võib-olla see moment, et kus sa võid juba mõelda, et okei, et võiks juba abi otsida ja kui sa juba tunned seda pikka perioodi, loomulikult me kõik erinevatel eluetappidel võime tunda seda rahulolematuse tunnet, aga lahendame selle, lähme edasi ja muudkui võib-olla kaob selle konkreetse probleemiga. Aga kui see on juba see nagu pikaajaline väsitav tegelikult, kui sa, mulle meeldib see nagu väljundada, väsitav seisak, et see võib olla natuke kõlab nagu, mis mõttes nagu sa ju seisad, nagu milles sa oled väsinud, aga sa oledki väsinud sellest, et sa ei suuda otsustada ja sul läheb juba nii palju energiat sellele, et sa muudkui mõtled, ma ei tea, muretsed, tunned seda rahulolematust, aga sa ei lähe edasi, sa ei liigu. Et jah, selline tunne, mis võiks võib-olla näidata sulle, et mingi huvitav analoog tuli jälle, et sa ütlesid, et mis mõttes, et on väsinud, kui ma seisan. Aga mõtleme niimoodi, et kuidas saab orava rattast energiat, et orav, nagu ütleme, ratas, mis loob elektrit, kuidas see töötab? Ainult siis, kui orav jookseb. Muidu energiat ei ole ju. Et samamoodi, kui me seisame paigal, siis meil polegi energiat, siis me olemegi. Ja nii, kui me lähme tegevusse, siis tuleb ka see energia, nii-öelda hakkab see ratas käima. Huvitav mõte tuli. Ja kuhu sa inimesed, kui inimene tuleb, tal on rahulolematus sees, tunneb, et see ongi nagu kurnav juba, ma tahaks elult midagi enamat, et kuhu sa aitad inimestel jõuda? Tead, ma aitangi jõuda selles mõttes, et igal inimesel on oma eesmärk, ütleme niimoodi, et kõigepealt vaatamegi temaga üle, et kus see koht või kus see valdkond nii-öelda, kus see kipitab, mis see tekitab niimoodi valu.
ja kindlasti ka paneme paika seda nagu noh, visiooni või peab selgust looma selles osas, et inimene peab ise aru saama, et kuhu ta siis tahab jõuda, et mis on siis teistmoodi tema elus ja Mhm. jällegi nagu erinevatel tasanditel, et noh, kui me räägime, ma ei tea, töö näitel, noh näiteks jah, siis noh, kus ta siis töötab või võib-olla vastupidi, mul on olnud kliendid kusjuures, kes tulid sellise nagu palvega, et neile tundus, et nad tunnevad seda rahulolematust antud töökohast. aga kui me hakkasime töötama, siis inimene Mhm. märkas tegelikult hoopis teist asja. Ta märkaski tegelikult, et issand jumal, aga mulle tegelikult meeldib minu töö, ma ei tahagi sealt lahkuda praegu, et kuidagi avas selline nagu noh, märkamine teistmoodi. et jah, et see selgus peab mingil määral ka ikkagi olema, et inimene peaks ikkagi nagu aru saama nende küsimuste kaudu, mida ta iseendale võib-olla ei julge esitada, et mida ta siis nagu päriselt tahab. aga võib-olla ka teistmoodi, et talle tundub, et ta ei ole rahul tööga, aga põhjus võib-olla on hoopis teises valdkonnas, et mulle meeldib noh, mulle meeldib ikkagi inimest tervikuna vaadata ja see coaching, miks me nagu just life coaching, siis noh, me vaatamegi inimest tervikuna, mitte et ainult, ma ei tea, ärile keskenduma, et noh, äri coaching on ka ole, mitte see, et see oleks nagu halb või midagi, ei, kindlasti see on hea tööriist, aga mind just ära võlunud see niimoodi nagu life coaching, et vaatame siis tervikuna, mis siis seal toimub päriselt. Sest see on mõnes mõttes hästi oluline, sest kui me võtame eluvaldkonnad, kõik eluvaldkonnad on omavahel nii seotud. Toon lihtsalt suvaliselt mind ennast, ma läbisin Lifebooki ja seal on 12 eluvaldkonda. Võtame suvaliselt näiteks füüsis tervis ja karjäär. Mm -hmm. Karjäär mõjutab sinu füüsist tervist, sest kui sul on hea noh, karjäär läheb natuke finantsi poole peale, kui sul on tugi, toetad oma tervist ja sul on, kus sa üle ei tööta, see toetab sinu tervist igatpidi. ja samas, kui sul on hästi hea energia ja füüsis, sa suudad ka töötada, sa oled enesekindlam, et kõik on seotud. või siis võtame suhted ja karjäär, samamoodi, kui su suhtes on tugi ja sa oled emotsionaalselt heas kohas, siis samamoodi karjääris ja äris läheb hästi. ja samas, kui tööl läheb hästi, siis võidavad ka kodus su mees ja naine, et nad on kõik nii tugevalt omavahel kombineeritud ja seosed, et ei saa ühtegi jätta ära ja ükski ei ole olulisem, et see on nii lahe, et sa võtadki nagu tervikpildi. inimene tuleb töörahutusega, pärast avastab, et hoopis midagi muud on ja kõik siis läheb paremaks. ja Mis on sinu visioon oma selle tegevusega, et sa ei ole praegu pikalt küll tegelenud, aga kindlasti on mingisugune nägemus oma elust ja üldse, kuhu sa tahaksid jõuda sellega, mida sa teed ja mida sa sooviksid, mis on see suur visioon võib-olla pakkumisega, see väärtusega, mida sa maailma lood? mm. -hmm. tead, võib-olla see, noh, praegu ma ütlen seda ja see võib-olla tundub, et kõlab natuke niimoodi uhkelt, aga noh, laias laastus ma ikkagi toetan inimest ja aitan teda, noh, mingil määral, mulle meeldib sõna rohkem nagu toetan ikkagi, sest no inimene ise hakkab tegelikult neid samme tegema, ehk siis mina tema eest ei saa seda teha, aga mina olen see nagu vastutuspartner. et tema ikkagi julgeks elada seda elu, mida ta päriselt tahab elada. et selline on siis see visioon, et ei pea alati, no ei pea kannatama selles mõttes, et okei, läheb nii nagu läheb, et mis siis, et kui ma tunnen seda rahulolematust, aga noh, küll see läheb üle. et sinuga oleme rääkinud sellest, et noh, naiste näitel sa ütlesid, et küll need lapsed väikesed ja küll on veel mingisugused asjaolud, et siis on juba hilja, siis ma olen juba liiga vana või liiga noor. aga jah, et inimesel oleks selline nagu julgus ja et see on see elu, mida ta elab, ta naudib seda ja tunnebki seda õnnetunnet. Sa ütlesid nii olulise mõtte siia praegu tegelikult. Julgus elada elu, mida sa päriselt elada tahad. See ongi kõik julguse taga ja julgus just jääda iseendaks. Sest et me ei saa elada elu, mida me elada tahame, kui meie käitumine, sõnad, olek sõltub sellest näiteks, mida teised arvavad, mida teised ütlevad, mida teised mõtlevad, siis ma juba ei ela elu, mida ma tegelikult naudin, sest et ma piiran ennast. Need ongi see julgus olla sina ise. Ja kui teistele ei meeldigi, siis keskkond lihtsalt vahetub. Aga jääda nagu müüa maha oma hing,
et sobituda kuskile keskkonda, see on suurim vägivald iseenda vastu ja see nõuabki julgust jääda endale kindlaks. sest kui me astume seda muutuse teed, näiteks ka sina, kui te tegid oma valikud, on ju, siis hakkas ümbrus ka, sa pidid mingitest inimestest lahti laskma, sest sa ei sobitu enam sinna. nüüd on see, et kas ma hoian nendest kinni või ma julgen valida enda elu, lasengi nendest inimestest lahti, et see oli nii lahe, et sa tõid selle just, julgus elada elu, mida sa armastad. nii äge, aitäh sulle. Aitäh sulle. Ja kuskohast siis vaatajad-kuulajad sinu tegemistega, kuskohas nad sinu tegemistega kuris saavad olla? Eks siis ongi sellised kõige levinumad kanalid. Facebookis olen, siis Instagramis olen ka ja mul on olemas ka koduleht. Et võib minuga kodulehe aadress on? www.heaelu5.ee ja hea elu 5. Väga äge. Ja 5 on numbriga. Okei, hea elu ja siis number 5, jah? Ja, selline. Et pärast ole hea, pane need kommentaaridesse ka, siis on inimestel kohe olemas seal. Sinuga oli väga äge vestelda. Ma loodan, et vaatajad-kuulajad said ka siit palju mõtteid kõrva taha panekuks, praktikasse panekuks, mitte ainult siis kõrva taha, vaid ka praktikasse. Ja seesama mõte, julgege elada oma elu. Mis sina soovitad, mis oli sinu viimane soovitus siit vaatajatele-kuulajatele, kui me võtame selle kokku nüüd? Lisaks sellele, et julgus elada oma elu. Ja mulle meeldis ka see, et sina toetad ka seda nagu tegevuste rakendamist. Ehk siis mitte ainult, et ma unistan, vaid ma hakkangi nagu tegutsema. Ja selline soovitus võib olla, et mõelge korraks võib-olla sellele väljakutsele, probleemile, ma ei tea, teemale, mis teid vaevab täna. Ja leidke see üks mikrosamm, mida te olete nõus, mida te olete valmis just täna ära tegema. Mitte siis, kui päike või kuu mingis teatud faasis või inspiratsioon või mis iganes, aga just täna see üks pisikene mikrosamm selle oma unistuse elu poole. Aitäh sulle. Ja aitäh vaatajatele-kuulajatele ja kohtume taas järgmine esmaspäev. Tšau, tšau! Tere, Aigo!